Tere õhtust. Tore, et on kuulajaid. Nii põnev. Ja loeme siis edasi. Tänase pealkiri tuleb siis energiad, millest võiks vabaneda. Meie uskumused valust ja kannatustest pärinevad vahetult sellest, mida meie vanemad neist arvasid. Samuti räägib kannatustest meie religioosne kasvatus. Siin on mõni mõte, millest võiks vabaneda, kui sind painab hirm kannatuste ees. Ja nüüd läbitöötamata minevikukogemused. Hetked, mil tundsid end abituna, kui mõni su armastatu kannatas. Hetked, mil sa ise kannatasid ja tundsid ennast kannatuste lõksus olevat. Hetked, mil keegi sinu lähedane tekitas sinust tunde, nagu oleksid sa kannatused ära teeninud. Hetked, mil usud, et kannatamine on karistus millegi eest, mida sa oled valesti teinud. Hetked, kui keegi, keda sa armastasid, vältis iseenda keerulisi tundeid või püüdis su tähelepanu sinu omadest eemale juhtida. Ja nüüd kahjulikud uskumused. Minu kohustus on teisi säästa. Teised ei talu vaevusi sama hästi kui mina. Mitte keegi ei peaks kannatama. Keegi peab ju kannatama. Ma vaatan, et kuidas ma saan siia? Ma ei tea, miks. Ma olen nii väike. Okei, vahet pole. Nii, keegi peab ju kannatama, seega ehk peaksin see olema mina. Kannatamine on halb. Ma suren, kui pean kannatama. Need olid siis kahjulikud uskumused. Hirm, et sa pole täiuslik või piisavalt hea. Minu kliendid, kes on talunud kõige jubedamaid emotsionaalseid ja füüsilisi sümptomeid, on kindlasti need, kes endale kõige rohkem etteheiteid teevad. Tavaliselt seetõttu, et nad pole täiuslikud või piisavalt head. See on üks ja sama asi. Sageli võrdsustatakse täiuslikkuse idee armastatud olemisega. Me arvame, et peame olema täiuslikud selleks, et meid armastataks. Kujutlegem, et hirm, et me pole täiuslikud, on nagu ema part. Lisahirmud, et sind taunitakse ja tõrjutakse, on nagu pisikesed pardipojad tema kannul. Nad kõik on üksteise küljes kinni nagu liimitunud. Hirm, et sa pole täiuslik, võib tuleneda sinu enda ootustest või siis sellepärast, et sa võtaks omaks teiste ootusi. Pole oluline, kust see muster pärit on, kuid tähtis on see, et kulutaksime selle muutmisele nii palju aega ja energiat, kui vähegi vaja. Me ei saa lasta särada oma tõelisel olemusel. Ennast omaks võtta ja ennast armastada, kui meie üle valitseb hirm. Need kaks asja lihtsalt ei saa koos eksisteerida. Peame õppima end paremini kohtlema, kui tahame olla õnnelikud ja terved. Ja hirmust vabanemine on oluline osa sellest. Mis juhtub siis, kui kardame oma ebatäiuslikkust nii sügavalt, et materdame ennast sellepärast pidevalt? Ühes uurimuses demonstreerib Emoto, mis juhtub veemolekulidega, kui neid mõjutatakse mõnda aega negatiivsusega. Isegi nii lihtne toiming nagu halbade sõnade kirjutamine paberile ning nende asetamine veepudelite juurde avaldas molekulide struktuurile märgatavat negatiivset mõju.
Mis siis, kui see enesekriitiline energia püsib lakkamatult sinu enda sees? Kui meie mõtted meid juhivad, siis kuidas saaksime loota midagi head juhilt, kes teeb endale lakkamatult etteheiteid, sellepärast et ta pole täiuslik? Või juhilt, kes peab teistelt lähtuvalt kriitikat tõeks? Just nii me ei saagi. Me peame ennast armastama ja hoolitsema selle eest, et meie keha tunneks ennast kõikidest meie puudustest hoolimata armastatuna, sest nii saame esile kutsuda positiivse muutuse. Me ei tarvitse olla selleski täiuslikud, aga peame siiski proovima olla nii head, nagu vähegi olla saab. Usutakse, et armastuse energeetiline sagedus on suurim olemasolev sagedus üldse. Iseenda armastamine, hoolimata meie ebatäiuslikkusest, panustab igati loogiliselt meie üleüldisesse heaollu. Ja minu teada ei saa armastust kunagi olla liiga palju, nii et tegemist on väga ohutu lähenemisviisiga. Iseenda armastamine on lihtsalt enda kohtlemine inimolendina. Me suudame enda üle naerda, õlgu kehitada või kui miski juhtub ja untsu läheb. Endale puhkust andma ja mõistma, et just sellisena oleme täiesti piisavad, ent selleks tuleb sul loobuda sellest hiiglaslikust eeldusest, et sa peaksid või isegi saaksid olla täiuslik ja sa pead loobuma ka vajadusest, et teised näeksid sind täiuslikuna. Armastus iseenda vastu kerkib meist loomulikul viisil, ehkki aeglaselt, nagu vesi potis, mis kunagi keema ei lähe. Ühel hetkel pole midagi, aga siis kerkivad esimesed mullid ja sellest esimesest mullist saab alguse suur muutus. Ja kui selles vallas ennast juba veidi paremini tunneme, siis kahaneb kartus, et me ei vasta neile täiuslikkuse ideaalidele, mida olime varem nii tähtsaks pidanud. Nüüd pingutame ainult selleks, et olla meie ise. Isegi siis, kui pelgame, et see teistele ei meeldi. Me peame lubama endal olla inimesed, tulvil ebatäiuslikkust ning armastama ennast just sellisena, läbi töötamata mineviku kogemustest ja uskumustest vabanemine aitab aga sellele kaasa. Energiad, millest võiks vabaneda. Kui uurime ja vabastame tõendeid, mis kinnitavad meie hirmu, et me pole täiuslikud, oleme juba õigel teel. Siin on sulle järele mõtlemiseks mõni idee. Need läbi töötamata mineviku kogemused. Hetked, mil keegi su peale vihastas, kui olid teinud vea. Hetked, mil tajusid, et sinu väärtus on seotud heaks tüdrukuks või heaks poisiks olemisega. Hetked, mil keegi karistas sind, kui sa ei teinud tema tahtmise järgi. Hetked, mil tunned, et sind mõistetakse hukka või tõrjutakse sellepärast, et ütlesid oma arvamuse välja. Ja kahjulikud uskumused. Kui ma ei ole täiuslik, siis juhtub midagi halba. Kellelegi ei meeldi tegelik mina. Kui ma ei ole täiuslik, siis pole mul maailmale midagi pakkuda. Ma pean olema täiuslik, sest muidu mind tõrjutakse. Kaotan oma identiteedi, kui ma pole see täiuslik inimene, nagu kõik arvavad. Hirmust lähtuvad keskkonna reageeringud. Samamoodi nagu sind mõjutavad toit või muud ained, võib su kehal tekkida hirmul põhinev reaktsioon, ükskõik millele sinu keskkonnas, ka toidule, mitmesugustele ainetele, inimestele, paikadele ja objektidele. Selline reaktsioon tekib seetõttu,
et su keha on millegi suhtes, millega sa parajasti kokku puutud, hirmul ning tunneb vajadust kaitsesse astuda. Olen näinud, et inimestes tekib negatiivne energeetiline reaktsioon oma ema, raha, mõne kindla värvuse või muu sellise vastu. Niisugune reaktsioon tähendab lihtsalt, et su keha on otsustanud, see isik või see paik või objekt on sulle ohtlik. See on väga tavaline. Hirmureaktsioonid on energeetiline tasakaalutus, mis võib põhjustada kehas igasugu sümptomeid. Mõne näitena olgu mainitud värisemine, hajevil olek, peavalu, sügelemine, kurnatus ja ka paanikahood. Nõnda juhtub sellepärast, et mingil hetkel puutusid mõne isiku, paiga või objektiga kokku just siis, kui kogesid parajasti tugevat emotsiooni või stressi. Ükspuha, kas see oli nendega vahetult seotud või mitte. Selgitan seda kohe. Võtame näiteks perekondliku kokkutuleku, sest sellisest sündmusest jutustatakse mulle sageli. Kõik istuvad tänupühade aegu kohvilauda ja lobisevad, aga siis hakkab sinu vend Pilli oma poliitilisi vaateid jutustama. Samal ajal näksid sina mandleid šokolaadis ja mõtled, millal ta oma rünnaku sinu seisukohtade vastu suunab, sest seda teeb ta alati. Mida suuremaks paisub hirm, seda kindlamalt vajutab see päästikule, mis vallandab mingi uskumuse, näiteks ma tunnen ennast ebaturvaliselt, kui Pilli on õnnetu. Või siis meenub mulle alateadlikult mingi kunagine kokkupõrge temaga ja stress su kehas järjest süveneb. Ehkki oled tegelikult endast väljas sellepärast, et kardad peretüli tekkimist, otsustab su keha süüdistada hoopis šokolaadikattega mandleid, mida sa sööd, sest sa oled ju nendega kokkupuutes. Nii loobki su energiasüsteem programmi, millest pead reageerima šokolaadile ja mandlitele, et ennast edaspidi selle stressi eest kaitsta. Või siis ei seosta see toimuvat mitte šokolaadi ega mandlitega, vaid süüdistab hoopis su venna kasvatamatut koera, kes majas ringi jookseb, mistõttu sinus kujuneb reaktsioon hoopis koertele. Nüüd veel üks kiire näide. Kui võtsime hiljuti koju uue kassipoja, siis tundsin otsekohe väsimust ja uimasust. Mõistnud, et see oli põhjustatud meie väikesest karvasest kassist, hakkasin tööd tegema, et sellest vabaneda. Ma vabastasin enda hirmust, et pean uue loomakese eest vastutama ning kustutasin ka paar endiste lemmikloomadega seotud läbi töötamata kogemust. Kõigest mõne tunniga kadusid sümptomid, peaaegu täielikult. Kui sinu organism tajub, et miski ohustab sind, siis võib see kujundada negatiivse reaktsiooni, et sind sarnase asja eest tuleks kaitsta. See on lihtsalt valesti suunatud kaitsemehhanism. Kui emotsionaalne energia jääb märkamatuks ning seda ei töötata tervislikul viisil läbi, võib sinu keha hakata kartma või kujundada reaktsiooni ükskõik mille suhtes, millega olid sügava stressi ajal kokkupuutes. Paljudest niisugustest negatiivsetest reaktsioonidest vabaned juba siis, kui tegeled läbi töötamata mineviku kogemuste ja kahjulike uskumustega. Kuid sa võid neid ka otse adresseerida. Ja kuidas vabaneda siis hirmust? Sellistest reageeringutest vabanemine võib olla keeruline, kuid tutvustan sulle selleks üht põhilist võtet, mis sageli väga hästi toimib. Pole olemas kindlat valemit, et teha kindlaks, mis nende reageeringute varjus peitub, aga hulk oletamist ja lihase test ajavad asja ära. Küsi lihastestiga, kas isik, koht või objekt põhjustab minu kehas negatiivse reaktsiooni. Seejärel küsi lihastestiga, nagu oleme korduvalt varemgi teinud, kas on tarvis,
et teaksid veel midagi, enne kui saad astuda negatiivsest reaktsioonist vabanema. Kui saad vastuse jah, siis tuleks sul arvatavasti mõnel järgneval viisil toimuda. Leia ja vabane selleks seotud läbitöötamata kogemusest harknäärmetest ja koputa. Leia hirmust põhjustatud kahjulik uskumust, näiteks mandlid on mulle ohtlikud ja vabane neist tšakrate läbi koputamisega. Kui vastus on ei, siis tähendab see, et sul ei ole vaja reaktsiooni põhjusest rohkem teada saada, enne kui saad vabanemise kallale asuda. Hirmureaktsioonide kustutamiseks võid kasutada EFT koputamise kiirskripti. Minul toimib see väga hästi. Sa võid sõnu muuta, kuid teema jääb samaks, et su kehale ei meeldi mingi asi, millele sa reageerid, et ta tõmbub kaitsesse ja tunneb end ebamugavalt. Kui see, millele sa reageerid, on midagi käega katsutavat, on hea see harjumuse läbimise ajaks sülle asetada. Kas näiteks mingi toit või kangas. Karate löögipunkt. Kuigi reageerin sellele, see nüüd paned siia nagu lünka, et mis see on, millele reageerid. Nõnda olen otsustanud seda mustrit muuta. Lausu seda 3 korda, koputades pidevalt karate punktile. Ja ülejäänud punktid pealegi. Mu kehale ei meeldi näiteks midagi. Kulmule. Mu keha kardab väga. Näiteks midagi. Silmanurk. Mingil põhjusel ei meeldi mu kehale. Silmaanule. Tõmbun mingi asja, objekti, isiku juuresolekul kaitsesse. Ninaalune. Minu keha arvab, et see on hirmus. Lõug. See olek, inimene, isik on mulle ohtlik. Rangluu. Minu keha ei tule millegiga toime. Minu keha ei tule, siis paned selle, millega ta ei tule toime. Kaenlaalune. Tugev reaktsioon sellele. Sõrmeotsad. Minu kehale ei meeldi. Minu keha kardab väga. Mingil põhjusel ei meeldi minu kehale. Olen valmis nüüd sellega sõbrunema. Mul on võimalik väga hästi läbi saada. Nii, need on need koputamise kohad siis. Kogu protsessi võiks mitu täisringi korrata. Kui oled vabanemisprotsessiga ühele poole saanud, siis on oluline veenduda, kas oled probleemist tõepoolest vaba. Parim viis selleks on taaskord lihastest. Mina kasutan sel puhul tavaliselt lausungit. See, mis on mingi asi, on mulle nüüd täielikult ohutu. Kui saad kehalt vastuse jah, ei põhjusta see isik, koht ega objekt sinus enam negatiivset reaktsiooni. Võimalusel peaksid ootama 24 tundi, enne kui selle endise reaktiivse energiaga uuesti ühendust astuda. Kui sa selle energiaga järgmine kord kohtud, saad proovida, siis soovitan sul umbes minut enne ja pärast kontakti EFT punktid kõik läbi koputada. Sul ei tarvitse midagi öelda, lihtsalt koputa neid punkte selle energia juuresolekul, et süvendada rahu ja tasakaalukust. EFT koputamispunkte võid kasutada ka selleks, et leevendada järsku reaktsiooni, mis võib tekkida kokkupuutel näiteks toidu või mingi ainega. Olen aidanud paljudel inimestel jagu saada tursunud keelest, sügelevast näost ja lööbest ainult sellega, et koputame punkte mitu korda läbi. Niisugune koputamine
võib su organismi rahustamiseks tõesti imet teha. Eriti siis, kui püüad parajasti selgusele jõuda, missugused meditsiinilist abi sa vajad. Ehkki olen töötanud paljude klientidega, kes tugevatest reaktsioonidest edukalt vabanesid, ei soovita ma sul ainult selle protsessile loota, juhul kui on tegemist millegi väga suure ja tähtsaga. Allergilisi reaktsioone peetakse meditsiiniliseks probleemiks, mis võivad olla vägagi tõsised. Nii et parem on allergiliste reaktsioonidega tegeleda kehapuhastusega. Nüüd, kui oleme põhjalikult rääkinud kõikidest eri viisidest, kuidas hirm avalduda võib, näed tõenäoliselt hirmu täiesti uues valguses. Praeguseks olen sulle juba jaganud soovitusi, milliste läbi töötlemata minevikuelamuste ja uskumustega veidi tööd teha, et hirmust vabanemisele kaasa aidata. Nüüd aga räägime põhjalikumalt vabanemisprotsessist, kuidas hirmust täielikult vabaneda. Nii, ja sellest, kuidas hirmust täielikult vabaneda, sellest me siis loeme homme. Aitäh, et kuulasid. Ma panen praegu siis selle salvestuse kinni.